Tere, kallis YouTube'i kanali tellija ja sina, kes ei ole veel tellinud, siis ka sinule tere. Meil on täna külas Peep Vain. Tere, Peep. Tere. Ja Peep on meile suures osas peaaegu et kõigile tuttav, aga ma tean, et siin kanalil on ka inimesi, kellele Peep ei ole tuttav. Peep, räägi meile, kes sa oled selline, kust sa tuled ja millega sa tegeled? Noh, see on tõesti vist teistele vajalik. Endale pole visiitkaartigi 100 aastat vaja läinud. Ühe sõnaga võiks öelda, ma olen õpetaja. Varem olin koolitaja, mis vahet on koolitajal ja õpetajal, siis ütleks nii, et koolitaja on nagu selline ametioskuse õpetaja või edasiandja ja õpetaja on siis võib-olla nagu võib-olla mõtteviisi või mingisuguse väheke laiemate süvakihtide uurija või näitaja, eks ole. Nii et selline taust on mul turundus ja ka finants ja hariduse mõttes, siis ma olen teinud müügitööd, müügijuhi tööd, müügikoolitaja tööd, juhtimiskoolitaja tööd, isikliku arengukoolitaja tööd, siis vahepeal tegin väikse pausi, õppisin muusikat 5 aastat ja nüüd jälle siis mingi uut moodi tagasi töörindel. Ja selles suhtes, kuna meil kanal on numeroloogiline kanal, siis ma ei saa ütlemata jätta sinu edukuse koodi. Ma nimetan seda küll edukuse koodiks, aga see tuleneb siis sünnipäevast, kuust ja aastast ja paljud siin kanalil olijad juba teavad, kuidas ta liita. Ehk siis kui sünnikaardi lahti teeme, siis me saame sellise numbrikombinatsiooni. Ja ma ühte asja tahan kõigile rääkida seda veel, et Peep on sündinud 16. päeval, nii nagu minagi. Ma olin väga võetud sellest. Ja Peebu edukuse kood on siis 74687. Et teadmiseks, et ka siin see rännakutega tegelemine on ka väga tegelikult vaimselt inimeste avanemine või avamine läbi sinu nende tehnikate. Kuidas sa sellisele teele üldse tulid, et kuidas sa tulid sellele mõttele, et ühendada see sinu sõnajõud ja see muusika? Ma olen ise osalenud nendel 2 korda ja see on üks selline asi, mida ma mitte kunagi pole tajunud, nii võimast energiat, mida ma seal sain. Võib-olla peaks veel tagasi astuma paar sammu, et kui mõni küsib, et mis õpetaja sa oled siis, kas emakeele või kehalise kasvatuse Väga hea. või filosoofia või midagi, siis see on asi, mis on natuke nagu selline liikuv märklaud olnud. Ma siin olin Indias reisil sanatooriumis paar nädalat tagasi ja siis ma mõtlesin sellise asja peale, mõtlesin inglise keeles tookord, eks ole, nagu self-mastery või nagu enese juhtimine. Algne mõte oli eneseteadlikkus ja siis veel üks vaade, mis mul on olnud, et ma olen nagu ennast oma elus loomulikult, nii nagu igaüks teinegi, aga ka koolitaja või õpetaja rollis nagu sellise eluarhitekti või siis arhitektuuri õppejõud nii-öelda rollis näinud, et kuidas moodi sa kujundad ja päriselt ka siis ehitad ja lood just nimelt sellist elu, millega sa järjest täpsemini ja järjest rohkem ise päriselt rahul oled, et sa ei pea teesklema, näitlema, sa ei pea kellelegi midagi tõestama. Ja siis ma olen veel mõelnud, et üks sõna on eneseteostus, mis siis on ka sellise enese juhtimise või enda meisterlikkuse kõrval, et kuidasmoodi, mul käis üks sõber just külas täna ja siis me rääkisime vabast tahtest ja saatusest ja et kui palju inimesed, et vanemaks saades mulle tundub, et vaba tahe ja see on nüüd natuke huumoriga öeldud, et vaba tahe on teatud mõttes illusioon, et sul parim tulemus on see, et sa saad realiseerida või teostada just nimelt sellise elu, nagu sulle on kõige paremal moel ette antud ja sinu ainuke vaba tahe seisneb selle ära rikkumises, et kui sa siis nagu teed valesid või halbu valikuid, siis sa saad järjest nagu kehvemaid nagu tulemusi ja kui sa järgid siis sinu oma eluteed või ette antud nagu saatuse joont, et siis sa saad selle kõige parema sulle võimaliku, sest see on nii erinev inimeseti ja mitte parema kui see, mis on sulle ette nähtud. Nii et see kohustuse täitmisega saad sa parima tulemuse ja oma vaba tahte rakendamisega saad sa nii-öelda viletsama tulemuse, eks ole. Ainuke vahe on see, et kui sa ära tead, mis see õige on, ja sealt tuleb mängu see enese tundmine, et kui hästi lühidalt, mida paremini ennast tunda, seda lihtsam on nagu teha õigemaid valikuid oma kaaslaste, oma tööde, oma vaba aja suhtes, oma loomingu suhtes, eks ole, ja siis sa saad ka neid teostada
nagu mitte küll mängleva kergusega, aga siiski võrdlemisi kergelt, eks ole, võrdlemisi hea meelega, nii et see ei tundu nagu sunnitöö. Et selliseid asju ma olen läbi elu oma koolitustel õpetanud ja kui sa küsid, et kust siis tuli see rännakute idee, et siis see on vaikselt läbi mu nende isikliku minu mõttemaailma, et see algus sellest, et kui ma nägin, kuidas Tony Robbins palus 8000 inimesel silmad kinni panna ja midagi ette kujutada ja siis ma alguses olin nagu tõrges, see oli umbes 22 aastat, 23 aastat tagasi, olin tõrges ja siis ühel hetkel läks nagu mingi lamp põlema, ma sain niivõrd tugeva äratundmise või kogemuse, mõtlesin, et ai, et seda ma pean ise ka tegema. Ja siis läbi elu ma olen seda nagu järjest rohkem teinud ja õppinud oma õpetajate käest ja võib-olla kõige suurem mõjutaja oli Ralf Metzner, kes tegi oma analoogilisi rännakuid pikemalt veel, eks ole, tema küll ei olnud elava muusikaga, vaid ta nagu rääkis muusikasse, mis ta oli välja valinud ja siis ta lasi olla. Ma teen nagu natuke lühemas vormis sama, ainult mul on elavad muusikud, Ahto Aabner mängib trummi ja Raun Juurikas mängib süntesaatoritel kõik võimalikke pille. Nad kahekesi teevad muutuse nime all siis nagu terve bändi või orkestri kohati isegi valmis. Ja see kõik on koha peal loodud, improviseeritult sündinud. Ja siis ma vahepeal esitan küsimusi ja palun inimestele ette kujutada asju ja räägin, mida ma ise õigeks pean või usun. Ja siis vahepeal on sellised 10-15 minutised pausid, kus siis Ahto ja Raun mängivad ja inimesed siis selle koha peal saavad ise siruli olles silmad kinni lõdvestunult lebada ja siis nagu tulla endasse ilma igasuguste muude väliste mõjutusteta, telefonist, lastest, tööülesannetest rääkimata, eks ole, vaid lihtsalt oled iseendaga. Nii et selline on siis see saamine nüüd viimased 3,5 aastat, eks ole. See on mega võimas kogemus selles suhtes, et teie, kes te praegu kuulate, et ka pange siia kommentaarid, kes on seda kogemust saanud, et nii nagu ma Peebule ütlesin ka, et esimene kord arvatavasti ma vajasin seda tunnet, kui ma käisin, siis üsna esimesed rännakud, kas 2,5 aastat tagasi oli see esimene. Ma lihtsalt sulasin kogu sinna teie loomingusse ja ma jäin tukkuma mingi hetk ja minus toimus igastahes väga suur muutus, isegi ma saan aru, et kui sa isegi korraks tukud seal või mitte ma siis jäin magama konkreetselt, arvatavasti ma kadusin ära kuhugi sinna oma tundemaailma ja teinekord ma olin teadlikult kohal ja igatahes mind on need nagu väga palju aidanud, sealt sa saad kuskilt mingeid vastuseid, ei tea kust, aga just toimub nagu mingisugune restart ja ma arvan, ka see on see sinu või teie selline nagu orkestri koosmäng. Tead, ausalt öeldes mul tuleb külmad värinad selle peale, kui sa ütlesidki, et kuidas te loote, see muusika loob, need poisid seal loovad selle muusika koha peal ja kes on seda kuulnud, kuidas see trummisahin niimoodi see on lihtsalt nii mega ja kui Peep oma rahustava häälega midagi ütleb sinna, ainuüksi üks sõna, Peep oskab selle väga ilusti sinna niimoodi põmdi ära sulatada sinna sahinasse. Et mul selline küsimus, kus te leidsite teineteist just, et teie nüüd kolmekesi seda teete, et kas sul on olnud enne seal seltskonnas rohkem inimesi, kas sul läks aega, et leida need õiged inimesed, et kuidas tuli see, saad aru, see on ju ka energiate vahetus, te ju kuidagi alateadlikult tajute teineteist seal laval. Et kuidas selline... See oli niimoodi, et mulle 10 aastat tagasi hakkas väga meeldima Oleg Pissarenko muusika ja tal oli bänd, mille nimi oligi Oleg Pissarenko bänd ja seal mängisid 3 meest, need samad Ahto ja Raun ja 3. mees oli veel Mihkel Mälgand pluss siis Oleg 4. ja ma sattusin nende kontserdile ja ma tundsin mingisuguse hinge sarnasuse, samasuse ära seal kontserdil ja siis ma mõned aastad hiljem, kui see bänd oli laiali läinud, pöördusin nende muusikute poole, et küll teise kavatsusega, et ma tahtsin ise laulda ja trompetit mängida ja teha mingi kontsert või plaat koos nendega. Ja siis ma hakkasin nendega sõbrustama ja näitasin nendele, mida mina oskan ja nemad vaimustasid sellest, nii et siis Ahto Aabner ütles, et see oli isegi tema idee, et tema töötas Draamateatris. Siiamaani töötab, kui te olete näinud neid etendusi, näiteks Lehman Brothers või Rahamaa või need, mis on hästi popid, eks ole, või Café Teatral, siis Ahto on seal juures olnud, sõnateatris pannakse
elav muusika, muusikud on laval ja mängivad siis küll ette valmistatud lugusid, eks ju, et see mm, pannakse selle tekstiga kokku ja kuidas see muusika hakkab teksti kandma ja tekst omakorda muusikat avama. Ja siis me hakkasime proovima niimoodi ja niimoodi see sündis, et Mihkel läks üks hetk ära, nii et siis 23. aasta alguses, umbes siis, kus sa esimest korda käisid ja hakkasime Ahto Rauniga tegema kolmekesi ja praegu on see säilinud, nii et see meie kolmene üksteise mõistmine ja ühine looming töötab nagu ilma piperasteta ja ei ole ka sellist isiklikke mingisuguseid asju seal vahel, mis segavad. mm. Minu meelest on mega lahe see, et Youtube'i kanalil, ma nüüd täpselt ei tea, ei mäleta, kas on Peep Vainu nimeline äkki Youtube'i kanal, kus on ka tegelikult paljusid. isegi mõlemad on minunimeline, on ka Muutus on see põhiline kanal ja meie koduleht on muutus.ee, kus on võimalik ka vaadata või kuulata mõnesid nendest Mhm, rännaku salvestustest ja mu meelest see Emad ja isad, mis sa nimetasid, mis on tõepoolest mhm. üks ilus rännak, see oli tehtud pärast mu isa surma vahetult. Et see on seal täies mahus üleval, nii et neid on muidugi võimalik silmaga vaadata, aga tark inimene paneb silmad kinni ja kuulab suletud silmadega, vaatab enda sisse kinniste silmadega ja siis mida sealt näeb, eks. Ja ma kuulasingi ühte sealt, kui ma olin peale sinu olin sellel rännakul kohapeal seal kultuurikeskuses Kajas käinud ja peale seda siis ma hakkasin sind jälgima tohutult ja tuligi just, ma arvan, see oligi see isa teema tuli, kuna isa suri, kui ma olin 5-aastane, on ikkagi selline igatsus on ju ta järgi kogu aeg olnud. See oli nii väga võimas, ma ükskord panin lihtsalt metsajalutuskäigus selle endale kõrva ja saad aru, mets annab üleüldse mulle väga palju energiat, ma ei tea, kuidas sul 16 sündinud poisil, et kas ka saad sa sealt mingit energiat metsast? Et Ja järjest rohkem noorena ma nagu loodusest suhtusin kuidagi ükskõiksemalt või niimoodi, aga vanusega on see tulnud, ma märkan detaili, märkan õisi ja märkan linde ja niimoodi, et mm, mulle meeldivad mets ja meri mõlemad, et mul on maakodu on nagu metsa keskel, eks ole, merest mitte kaugel, aga siis linnakodu on mul merekalda peal 100 meetrit siin praegu. Ja samas ja mets on kohe maja taga, mul on siin rahvuspark, siin 400 meetrit läheb nagu 400 hektarit kuni selle Klindini välja surub, mis siin läheb. Meil on 400 hektari peale neli maja siin. mm. Eks siis näed, väike sarnasus meil 16-ndatel ikka on, et mind ka vesi kutsub ja mets kutsub ja eriti lahe meditatsioon toimus mul siis ka, kui ma kõrvaklappides kuulasin seda kõike ja siis, kui see muusika ja sinu jutt, siis teate, seda võib igatemoodi nagu arvatavasti kuulata, seda rännakut, sellepärast et sa oled täpselt iseendaga ja see kestab Ja, just nii piisavalt, et sa saad need 10 000 sammu väga korralikult ära kõnnitud ja tajuda seda, et alkohoolis ei soovita kusjuures. ja. Ta ikkagi on sellise hüpnootilise mõjuga ja tähelepanu peab olema autoga sõites selgelt nagu tee peal, ei tohi väga hajuda. Nii et aga Mm. muidu jalutades või diivani peal või kuskil metsa vahel olles muidugi. No põhimõtteliselt mina sain selle kogemuse täitsa suht juhuslikult, sest ma jälgisin su kanaleid ja neid rännakuid, mis sa panid, et jumal tänatud, et sa panid seda, sest see andis nagu veel ühe sellise väga hea power'i. Aga sa tegid nüüd, ma kuulsin kuskilt kanalite kaudu, sa tegid ka audio teel seda, et nii kohapeal siis, Ja, kas toimus mingi ja. salvestus, räägi sellest, kuidas see mõte tuli ja kuidas seda endale näiteks, kas noh, et kuidas inimesed saaksid endale seda soetada, et kus see üleval on? Mõte tuli täpselt sellest, et me olemegi neid laive nagu teinud mõnes mõttes loomulikult, et teha ja teise külje pealt, et salvestada muusikat ja minu enda mõte on olnud, et ma tahan nendest salvestustest siis nagu puhastatud kujul teha selliseid audiotooteid. Sellepärast, et noh, ikkagi ma kujutan ette, et nii muusika kui ka koolituse kui ükskõik mille tarbimine, noh ikka 99% on läbi salvestuse, mitte koha peal. Ja siis me oleme teinud nendest 4 kaameraga väga peeneid režiiga videoülekandeid tasuta suisa minevikus. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kuna inimesed küsivad, miks te enam neid salvestusi ei tee, siis mõtlesime, et pagan, nagu see on nii kallis ja peale selle see pole videotoode. Ja siis keegi tuli mõttele, ma ei mäleta, kes, et aga proovime nagu, teeme oma raadio või teeme nagu audioülekande, müüme avalikule, mitte salvestusele, vaid avalikule ülekandele pileteid. Ja me proovisime teha seda ja see toimis 100 inimest. Ja ma arvangi, et praegu siit järgmisel aastal edasi
võib olla see vajalik sellepärast, et kui ma tahaksin, et mingi hulk inimesi hakkaks kasutama endaga olemiseks just nimelt neid salvestusi, siis mul on lihtsam moodus saada inimesed harjutama, kuulama neile piletit müües. Ja kui nad on piisavalt inimesi on saanud, siis selle nagu väikese tasu eest kogemuse, mis neid päriselt on aidanud, siis ma arvan, et nad tahavad hiljem veel ja veel. Ja siis saab juba siis nagu rohkem juurde teha neid. Ma mõtlen, et võiks olla sihuke 50 ühetunnist kuulamist. No praegu need on 3-tunnised ja ma mõtlen nagu inimene, kes päriselt 3 tundi jaksab võtta, see on väga harv juhus, ma ütlen, et aga 1-tunnist asja, eriti kui sa tead, kuidas see töötab ja mis stuudios tehtud, mitte nagu laivis nagu spontaanselt. Ma arvan, kui stuudios saab teha, siis ta muutub palju täpsemaks ja vaatad veel võimsamaks. Kindlasti. Sest üleüldse minu meelest kogu see süsteem või ma isegi ei oska sellele nagu ilusamat nime panna, see teie kolmekesi, kuidas te seda teete, see on lihtsalt, seda ei saagi sõnades väljendada, seda peab lihtsalt kogema. Et sellest, et aru saama, nii nagu ma ütlesin, et kes te kuulate nüüd, et pange ka kommentaarid siia, et kes millist kogemust on saanud ja kus kohas, et ma tean, et nüüd jagati siin minu Facebooki suletud rühmas ka numbrite keel seda sinu seda audioga seotud seda rännakut, et see oli väga selline sahistamist tekkiv. Aga kas sa oled tähele pannud või ma ei tea, kui palju sa jälgid, et kes on rännakutel käinud, et kas tulevad ühed ja samad inimesed ka sinna? Kas üldse jälgid neid? Et kas on juba tuttavaid lugusid palju? Ja, meil on niimoodi, et meil on tavaliselt on pooled, kes on varem käinud ja pooled on uued. Ja siis on nii, et mingi väike seltskond inimesi, umbes 10-20 inimest, käis mingi periood peaaegu iga kord ja siis osad tulevad niimoodi võib-olla mõned korrad aastas või niimoodi. Et ma ise oleme mõelnud selle peale, et sellest tüüpi tegevus või teenus võiks olla nagu vaimse hügieeni mingi osa, nagu lihtsalt mõelda, mitte minimaalselt, aga mitte ka ülepingutusega. Ütleme, kui inimene võiks siis olla iseendaga tund aega kuus, see on ju küll, ei ole nagu suur latt, millest üle hüpata. Ja siis kas siis ta valib meid selleks partneriks, kaaslaseks või kedagi teist või on lihtsalt vaikuses või mõtleb enda mõtteid või kirjutab midagi, mediteerib, et see on juba enda teha, aga lihtsalt, et teha siuke täielik isolatsioon, teha täielik aeg iseendale ja siis mõelda struktureeritud omale tähtsaid mõtteid. Seda me püüame teha. Kusjuures te õnnestute väga hästi. Mida? Te õnnestute väga hästi. Sellega, et seal lähed täiega nagu iseendasse väga sügavuti. Ma tahtsin ühe asja veel ütelda, et see, mis mulle nagu väga-väga meeldis, oli see, et sa isiklikult võtad ukse peal vastu. No mitte alati, vahet vahel. Mina olen sattunud 2 korda ja sa oled olnud isiklikult ukse peal, sa võtad alati, no mitte alati, jälle nii nagu sa ütled, mitte alati, aga ma olen sattunud sinna peale, see on nagu ülim selline tunne, et kui inimene, kes veab seda üritust ja üleüldse me ju, kes ei ole koha peal käinud ja näeme sind ju kuskil pildis, eks ju, ja siis sa kui lähed sinna kohale ja siis sa vaatad, et sa tead nagu jõuluvana näed, et hullult oled oodanud 12 kuud. Tuli. Üks Soome koolitaja Esa Saarinen, kes on Soomes väga kuulus mees, tema käis ühel Pärnu konverentsil 15 või 20 aastat tagasi ja ta kätles niimoodi inimesi, vist 300 inimest ukse peal ära enda teatrist seal, siis mulle avaldas see umbes samasugust muljet siis tookord see. Ta oli selline Tripolises ülikonnas ka nagu mingi kloun või jõuluvana, eks. Ja see tegelikult tead, Peep, see jätab väga hea sellise tunde, sellepärast, et mõtle nüüd, siis tavaliselt me kõik peame ennast tavaliseks inimeseks. Ma arvan, et sina ka teed oma rutiinseid asju seal on ju, aga mõni, kes tuleb esimest korda sinu rännakule või üldse näeb sind päriselt, siis mõtleb täitsa lõpp, et saaks kas või kuidagigi sind puudutada. Ise mõtled, et ma ei tea, täitsa tavaline inimene, et täna hommiku tegin seda, et vean lihtsalt selle rännaku ka ära, aga teine lihtsalt vaatab täit ripakil suus, et vau. Aga läheks nüüd sellise asja juurde veel, et sa ei tee ainult rännakuid, sest mina olen kunagi ostnud ka sinu raamatuid, mis on ka minu elu täielikult muutnud tuttavamaks saades, lihtsalt rohkem läbi, ütleme, sinu näidete tuttavaks saades siis endaga. Et mis on jälle nagu mingi mega asi, et sa oled mees, kes jõuab teha nagu mitmeid asju. Muidugi, kuna ma olen 16, siis ma saan aru küll, miks see niimoodi toimib, on ju, kui ma täna sain alles teada, et sa oled 16. päev sündinud. Aga räägi, mida sa veel teed peale nende rännakute
ja kuidas need mõtted on tulnud? Noh, Raamatute. see on jällegi niimoodi praegusel hetkel ma pean tunnistama, et ma olen see aasta olnud niisugune laisk ja niisugune lontu või niisugune nagu mitte väga palju jõudnud. Olen teinud ära iga kuu ühe selle rännaku, mõned sisud on nagu uued ja mõned on vanad, mis on ümber töötatud. Aga jah, et ma arvan, et mu niisugune teine suur asi võikski siit edasi olla kirjutamine, et ma alustasin septembris või augusti lõpus ühte uut raamatut. Ja nüüd uuel aastal tahan sellega jõuliselt edasi liikuda, et ma olen kirjutanud 3 raamatut, ma olen teinud hulganisti koolitusi, eks ole, et minevikus alates aastast 1997 kuni siis 2014 ja siis ma tegin üks pikema pausi, kus ma õppisin muusikat ja laulmist ja olin töörindelt umbes 5 aastat eemal. Aga ei läinud selles mõttes nagu päris laisaks ega päris lolliks just sellepärast, et mul oli niisugune nagu õpilase positsioon. Ma võtsin palju eratunde ja ma harjutasin iga päev 3-4 tundi pilli, klaverit ja trompetit ja ühel hetkel sain aru, et ikkagi mulle ei ole nii palju annet antud, kui ma ise soovin, mis tasemel ma teha tahan ja ma jätsin seda täiesti kõrvale, aga see muusikaõpe, ma võin öelda, tõi mind kokku just Ahto ja Rauniga. Et see pani mind nagu ka muusika, nende musikaalset taset rohkem hindama ja ise ma suudan, usun, et ma suudan tänu sellele just muusikaga oma juttu ja mõtet paremini läbi põimida. Nii et ja praegust on mul, ma arvan, kõige tähtsamal kohal on isiklik elu, eks ole, vaatame, mis järgmine saab, aga ma tegin siis möödunud aastal selle raamatu ukselt uksele, mul on siin pani arvuti ette, arvuti alla, mõned ma näitan seda kaant, eks ole, et arvuti oleks õigel kõrgusel ja siis ma paar tükki on laual üle. Ja see on sellest esimesest Ameerika raamatumüügi suvest, see on selline seiklusjutt, kuidas 22-aastane Peep läks suhteliselt niimoodi nagu märgade kõrva taga Ameerikasse ja avastas ja kapitalismi avastama. Et ta on kirjutatud hoogsalt, ei ole selline eneseabiõpik, vaid ta on just nimelt selline, mis siis juhtus, 3 kuu kirjeldus ja miks ma see aasta nagu väsinud olnud on see, et ma möödunud aasta lõpus siis tegin Alexela kontserdimajas sellele raamatule esitluse, kuhu ma kutsusin, tuli kohale 1300 inimest, me tegime Ahto Rauniga 2-tunnise, võiks öelda varietee show kava etenduse, kus oli siis sõna ja laulu, ma laulsin ühe laulu seal ja kui te vaatate vain.ee, seal on selle YouTube'i terve selle ürituse salvestus ka olemas. Liisi Koikson laulis ja Jassi Zahharov laulis ja Jürgen Weber tegi mustkunsti, mida seal videos ei ole, ta palus, et mitte panna. Ja Andrus Purde ja Kaarel Nõmmik viskisid nalja ja me tegime lõpus veel ühe pooletunnise sellise muutuse meditatsioonirännaku 1300 inimesele kõige lõpus, et töötas ime hästi. Nii et siis see oli mu jaoks natuke, ma juba vana mees, et see oli selline liiga üle varju hüppamise pingutus, et ma siis nagu mitu kuud, terve kevade nagu hingasin välja ja kosusin, eks ole. Väga huvitav. Kui teada, aga Peep, mul on siin tähendab, mul oli 2 mõtet tuli seoses selle raamatuga, siis nii huvitav, et mina ka noorepõlves, siis ma olen väiksest külast Eestist pärit, Tudulinnast, nagu ma olen öelnud, ja mina kunagi tulin ka sinna provintsi, siis Tallinnasse, mina olen ka müügimees olnud, siis müüginaine, ukselt uksele käinud müümas, et nii huvitav, et seal ma tundsin ennast, vaat kui ma siis, kui su raamatut lugesin, oleks teadnud, et sa 16 oled ja siis mõtlen, no oma jope, vaata. Niimoodi, et 16 töötanud. Tule Tallinnasse, ma annan sulle kingi, sulle 10 raamatut, saad ühe endale ja jagada oma inimestele, keda sa tahad jagada, eks seda. Ma trükkisin neid ilgunniga, nii et mul on neid üle, nii et ma hea meelega tahan, et inimesed loeksid, eks. No siis ma tulen selles suhtes, et ma olen selle juba soetanud ja isegi ära lugenud, aga ma tean, kellele seda edasi kinkida, see, mis mulle siis kuulub, aga aitäh kutse eest. Et kindlasti tulen, et tahaks isiklikult üle saada need. Aga mul tuli üks mõte, kuna sa siin enne ühest või 2 teemat enne rääkisid seda, et kui inimene leiab sulle oma õige tee, et sul tuli selle sõbraga täna, kellega sa vestlesid, eks ju, tuli need teemad üles, on ju, vaata, et see, et ainuke, mida me saame siis siin teha, on see, et ise nagu oma teele vastu minna või selles suhtes, et seda nagu ära rikkuda. Kui kaua või kui palju sina oled otsinud seda oma õiget teed ja kuidas sa tunned, et kas sa oled nüüd oma õigel teel? Ma veel ei tea ju täpselt, mis kõik ees on. Ma millegipärast kahtlustan, et mul on veel ja see võib kõlada nagu suurustavalt või niimoodi, aga ma päriselt kahtlustan, et mul on see paremad päevad veel ees.
ja, ja ma arvan, et ma olen praegu õige tee peal, ma ei tea, kuhu see tee välja viib. aga ma olen seda ja kui sa küsiksid, et kuidas leida oma teed, siis nagu ongi kaks asja. üks on see iseenda tundmaõppimine, mida ma arvan, ka see numeroloogia sul teha aitab, eks ole, nagu paljud muud distsipliinid. aga see on üks lõputu katse-eksitusmeetod, proovimine, tunnetamine, Mm. muutmine, uuesti proovimine, niisugune nagu mingi kõrgema eesmärgi valik, saamine, allajäämine, et sa pidevalt justkui katsetad ja usud seda tunnetust, aga mitte esimese korra peale, sest et kui sa oled sealt ühe korra vastu pükse, siis sa võid tekkida inimesele kohe tunne, et ai, et häbi oli suur ja pahameel ka, et ju siis polnud vaja, et ikka Mhm. proovida mitu korda ja siis otsustada, et kas see oli või ei olnud minu asi. nii et selline mida muide ka see raamat, ma arvan, hästi soodustab, see raamat kaude õpetab palju asju, aga ta ühe asjana õpetab ikkagi mõnes mõttes nagu pea eest tundmatusse hüppamist ja proovida julgemist ja võõrasse keskkonda minekut ja uue asja õppimist ja raskuste ületamist ja distsipliini ja jõudu ja tahet ja jälle tegemist, et need asjad on, mis on mind küll palju saatnud ja mul on selline nagu avastaja vaim olnud eluaeg ja proovimisjulgus nagu eestmineja komme, nii et seda julgen ma kõigile soovitada, noh, kellel on samasugust verd, eks ole, kõigile see ei sobi. Mhm. Sa ütlesid nii hästi, nüüd mul on see koht, kus ma pean jällegi ära mainima, mis on siis Peebu edukuse kood, mis tuleb sünnipäevast, kuust ja aastast ikkagi ja meil hästi palju kattub, Peep, see sinuga. Sinu kood no on räägi siis mulle, õpeta mind ka natukene, eks ole. siis vaata, sünnipäev on 16, kui me kokku liidame, me saame 7, see on sinu esimene number. Siis minul on see täpselt samamoodi, siis sa oled aprillis sündinud, see on number 4. Siis teine number on sul number 4, siis aasta, kui liidame omavahel kokku, siis ma sain selleks sul number 6. Ehk siis kolmas number on number 6 ja mida see tegelikult tähendab, kui 6 on kolmas number, see tähendab seda, et sinu justkui selline missioon on aidata inimestel muutuda iseenda paremaks versiooniks oma elus. Mitte võrrelda ennast teistega, aga see, mida sinu rännakud teevadki, ongi see, et sa saad selle hetke iseendaga olla ja sa saad selle mõtte sealt, vähemalt mina olen saanud 2 rännakult ja veel sinu Youtube'i kanaleid kuulates. Ja siis sealt järgmine number on elude number, mis me siis tavaliselt kõik teavad, et see on nagu sünnipäev, kuu ja aasta kokku liites saad siis ühe numbri ja see on sul 8, nii nagu minulgi. Ja 5. number siis on see, et kui eelmised 4 numbrit kokku paned, ehk siis sinul ongi see siis 7, 4, 6, 8, 7. Ja nii vahva, et siis minu kood on 7, 3, 7, 8, 7. Väga paljuski kattub ja kui sa nüüd rääkisid, et sa oled seal niinimetatud välisriigis oma hirmudega võidelnud ja kogu aeg otsinud, et see ongi see 7 meriga, mis sinul on 2 7 seal edukuse koodis ja 16 päeval sündinud on selliseks Sherlock Holmesid, nad ei jäta mitte kunagi järgi. Ja 16 on selline, loob iseendale kriisiolukorra, ehk siis näiteks see sinu raamatu esitlus oli see. Sa tahtsid seda teha, aga ootamatult oli soovijaid nii palju, sa valmistusid ette ja ka näiteks see, mida mina teen, ma teen siin vestlusõhtuid ja nii edasi, mingeid asju. Ma ikkagi elan seda välja, ma võib-olla ei näita emotsioonilt nagu välja seda selles suhtes, et ma arvan, et ka sina armastad üksindust. Mina armastan üksindust. 16 teevad seda, et me võime näiteks elukaaslastele tunduda väga tuimad aeg-ajalt, et elukaaslased võivad küsida, kas sul on kõik nagu hästi, et kas minus on probleem, et aga tegelikult sul siin kogu aeg see süsteem vaaritab. Aga samas oled ka sa rahvainimene, nii nagu ma vaatan, kuidas sa räägid, siis mina ka räägin kätega. Mul kukkusid ka kogu aeg käed nagu vehkima, et vaata edukuse kood on nagu need selline raamistik, mis nagu illustreerib sind, sinu tugevusi ja muidugi seal on ka nõrkused. See, mis ma praegu sinu jutust, mis mulle väga meeldis, oli see, et sa ütlesid, et elu ongi selline nagu oma õige tee otsimine. Okei, numeroloogiliselt me saame aru, mis on meie hingemissioon, aga siiski sa pead ju tunnetama, et sinu elus on ka tulnud neid momente, et sa võtad selle riski, sa tunnetad, sa oled, siis sa eksid. Vahest kukud sügavamale auku, aga siis raputad oma põlved puhtaks ja mõtled, et siit kah, lähen edasi. Et igalühel on meil see erinev, et selles suhtes mulle väga meeldib see, et kuidas sa ka lähened sellele elule otse ja omadega ja annad selle võimaluse, et igaüks saab areneda ja igaüks teeb seda omal meetodil.
sellised asjad. nõus jah, ja see, mis seda suurt asja veel puudutas, siis ma olin ikka 3 nädalat enne väga ärevil ja see nädal või 10 päeva ennem olin nagu paanikahoos järva peal ja läksin ikkagi kell 3 voodist, tekiga üle pea ja mõtlesin, et mis ma nüüd teen, eks ole, ja siis veel sain selle noh, sõprade ja abiliste abiga selle enesetunde nagu korda programmi valmis ja tegin proovi päev ennem ja samal hommikul ja siis alles vist selle sama päeva hommikul sain sellise täieliku enesekindluse kätte, millega õhtul siis, kui sa seda videot vaatad, siis seal ei ole kahtluse jälgegi või hirmu poja lõhnagi, eks ole. olen kindlasti vaatama, seepärast, Aga hirm oli näha. sest see ongi nii huvitav, ma arvan, et ka sul on see, et noh, ikkagi nüüd tahan natukene ennast võrrelda koos sinuga, mina olen küll pisikene tegija, aga siiski mulle meeldib ka riske võtta ja ennast ületada. Ja muidugi ma elan seda kuidagi alguses juba väga niimoodi läbi omal moel. Ja kui ma nagu saan need esimesed 10-15 minutit juba sisse, siis ma tunnen ennast nagu kala vees. Et siis ja on isegi nagu 5 minutit piisab, kui sa hästi südamlikult teed, eks ole. ja no jah, piisab isegi selles suhtes, et aga ikkagi nagu hullult pumpad ennast üles, aga pärast sa nagu täiega nagu kaifid ja pärast mõtled, et täitsa pekkis, et nagu nii hästi tuli välja ja suure tänulikkusega lihtsalt kõigi nende inimeste ees, kes su ümber on. Et mega huvitav, et aga kuna sa ütlesid ka sellist asja, et sa ei tea veel nagu umbes minu keeles, siis sa ei tea, kes sa oled, kui sa suureks saad, eks ju, et sa oled ka ju tegelikult eneseotsingu teel, et sa oled teinud kõike ja kõike proovinud. Et sul on ka mingisugune sündmus veel tulemas, kui ma nüüd ei eksi, sa vihjasid vähemalt mulle. ja see on meil selle aasta kokkuvõtlik selline rännak ja me teeme seda korda teisiti, me teeme seda istudes, ta on natuke lühem, ta on 2 tundi, ta nimi on Lõpud ja algused ja me seda samamoodi kanname audioülekandes üle, et inimesed saaksid kodust välja tulemata osaleda. Ja see, ma ise olen väga seda usku, et tuleb osata asju, sealhulgas ka oma elu, ma arvan, korralikult lõpetada, kokku võtta, teha kokkuvõtteid, mõelda ajas tagasi, vaadata ajas edasi ja siis selle pealt, et mis sa oled nagu tagasivaates näinud, vaadata näiteks selle aasta kokkuvõtte osas, siis vaadata järgmise aasta peale ette ja mõelda, mis on prioriteedid ja eesmärgid. Ja sellist asja me siis 14. detsember sellesamas muutuse tiimiga Kaja keskuses teemegi, nii et noh, ütleme 200 inimest saab koha peale tulla ja siis nii palju, kui toru kannatab, saab kodus kuulata seda, nii et kui on sinul või sul inimestel soovi osaleda, kas siis nagu laivis või kodus, et olete kõik ülimalt teretulnud. muutus.ee lehel on kõik see info olemas, eks. Ma loodan, et juba praegu, kohe vaatan. Vaata, väga huvitav. Kas see on ka järelvaadatav? Vot ma ei tea ausalt öeldes, mingi maja, nädal-2 kindlasti, eks ole, ja vaata ei praegu veel, ja huvitav, et ei ole seda siin, nad alles hakkavad seda püsti panema vist seda asja. Siis tuleb vaadata, kas Fientas on see, ma olen just homme täna veel oma turundusinimestega jutt plaanis, et nad siis on alustamas seda. Vaata, kui huvitav. Jah. Võiks olla juba, eks ole, muutus.ee, noh. Huvitav on see, et Peep, mis ma praegu tähele panen seda, et jällegi, kui rääkida sellest koodist, mis meil on seal sul on 2 seitset, mul on 3 seitset, aga see tähendab seda, et kõiki asju ei pea üksi tegema, et tegelikult delegeerimine on väga oluline, nii nagu sa praegu just ütlesidki. Et teie, kellel on ka edukuse koodist 7, et te ei pea kõike üksi tegema, üksi punnitama. Et see ongi, miks ma siin külalisi kutsun ja ka edukuse koodi ära mainin, sellepärast et siin mõned inimesed, kellel on väga sarnane edukuse kood, näiteks nüüd sinuga, siis minu mõte ei ole see, et me peame kõik olema Peebud selle koodiga, vaid see, et ka Peep ütles ausalt, et ka tema on eksinud, tema on teinud ka nii nagu me kõik, me teeme igasuguseid asju siin oma elus üles-alla, samamoodi ka mina ja ma olen väga avalikult rääkinud oma asjadest ka, mis mul siin on, et ajasin tohutult raha taga, aga tegelikult minu missioon pole üldse raha taga ajada, vaid hoopis vaimselt areneda ja läbi selle toimetada. Rahale ennast taga ajada. Nojah, just.
lasta rahal mind taga ajada hoopis, aga see on kuidagi nagu nii mega huvitav, et nii nagu ma siin rääkisin ka oma vestlusõhtul Tallinnas, et me kõik tahame tohutult nagu mingi business, business'i ajada või mingit seda aru, et nagu peab, kogu aeg peab. aga kui sa lihtsalt nagu rahuned maha ja see jälle nagu tuleb su rännakute juurde, siis peale seda toimub midagi su sees. sa hakkad kuidagi teistmoodi seda kõike nagu toimetama. kas sina näiteks, Peep, ise ka oma rännakutes käid nagu justkui meditatsiooni läbi? Ja loomulikult, jah. Mis tunne sul on, kui sa näed seda rahvast, kuidas nad osalevad seal, sa oled nüüd nii mitu korda juba teinud, et kuidas see sinus nagu avaldub, kas sa tahad peale seda väga kaua üksi olla või kui sa lähed koju, kas saad kohe und või läheb väga pikalt? et See sõltub, ma vahel kutsun oma tiimi ja võib-olla mõned osalejad endale koju külla paariks tunniks, eks ole, niimoodi. Aga ma ei tee sellest suurt numbrit, sest et see on nagu teenimise koht või selline teenistuses olemise koht, ma vaatan ennast nagu tööriista, nagu kõblast või traktorit või ma ei tea, sellist nagu raamatut, et siis mõtle, ma olen mõelnud, et ma olen akude laadija, et kuna ma need koolitusi tegin, siis inimesed said hästi palju laengut sealt ja niimoodi. Ja mõtle, kui nüüd akulaadija hakkab tegema endast numbrit, et pärast küsib teiste käest, et kas ma ikkagi laadisin teie akusid hästi ja on ju, ma olen tubli akulaadija ja niimoodi, et ole vait lihtsalt, eks ole, miks akulaadijale öelda. Ma ammu ei tee sellest enam numbrit, et ma teen selle ära vahetevahel, ma tunnetan seda väga hästi, mida sa küsisid, vahetevahel ma ei saa hästi aru, kuidas läks, sest et seal tagasisidet ju ei ole, inimesed on pikali, silmad kinni, lebavad, ei esita küsimusi, ei ütle midagi vastu. Et mulle meeldib see, eks ole. Ja samas mul jääb muidugi puudu sellest, et ma väga selgelt tunnetaksin. Mul on inimesed veel saalis, kes seal aitavad, kuigi tarvis on, kellel on ka head tajud ja nemad siis vahel ütlevad küll, et nad vaatavad selle järgi, kas siis nagu saal, inimesed saalis seal pikali olles nihelevad või on justkui nagu kivikujuna tardunud, eks ole, et tavaliselt on see, et kui on nagu hea asi, siis inimesed ei nihele. Ja näiteks, kui seal Alexelas oli see raamatu esitlus, et kui me tegime seda pooletunnist meditatsiooni, siis seal oli vahepeal kohti nagu, ja mul üks sõber ütles, et nagu parimal teatrietendusel, kus kui isegi hingamist ei ole kuulda, et võiksid seda nõela kukkumist kuulda. Aga teatris on 200 inimest, eks ole, või 400, seal oli 1300 suures saalis ja seal ma tundsin küll, et kuidas see üks olemise või ühisosa tunnet ja see oli kihvt, nii et kui ma teen koolitust ja inimesed istuvad ja vaatavad mulle otsa ja niimoodi, siis nagu sa näed silmsidemest ära ja kuidagi niimoodi, et kuidas keegi on, nagu palju rahvast on kaasas ja siis ei ole tarvis ka pärast küsida, et kuidas läks ja niimoodi, et selle tunneb ära, aga lõpuks on ikkagi nii, et teed endast parima, tuleb välja nagu tuleb, kui tuleb hästi või väga hästi, siis on väga hästi ja inimesed saavad selle, mis nad on valmis tol hetkel vastu võtma, nii et ma ise loodan salaja, et tõepoolest, kui sa ütlesid, sa magasid seal osa aega, et ka selles poolunes või isegi täisunes, eks me norskad ajame tavaliselt üles, eks ole, et teisi ei segaks, et selles poolunes niimoodi nagu see info või see tunne või see mõjutus või see energia ja loomulikult muusikalained ja ka hääletämber, eks ole, et see kuidagi midagi teeb, ta midagi mõjutab. Et ta avab, ma ütlen ka veel, et ma olen saanud ka eeskuju erinevatest šamanistlikest ja ka psühhedeelsetest rännakutest. Psühhedeelne tähendab hinge esile toov ja nagu teadvust avardab ja ma usun, et see muusika on selline ja meie ühine looming, mis täpselt mõjubki nagu seened natukene või nagu midagi sellist, eks ole, et ta toob kohale, teeb selle mõtte lahti, teeb need vastuvõtukanalid lahti ja siis sealt, nagu sa ütlesid, arusaamatul moel hakkab mingisugust sulle just nimelt isiklikult sulle olulist informatsiooni, kas ta siis on mingite seoste näol või vastus sinu enda küsimusele, mida sa oled ennem sõnastanud või mingisugune kolmas tükk infot, mis on sul täpselt puudu just, et saada aru, mis sa tegema pead. Et see kuidagi hakkab looma ja kui inimene pärast seda veel nagu tõuseb püsti, läheb koju, eks ole, istub laua taha maha, kirjutab märkmikusse või arvutisse need põhilised mõtted üles, lubab selle settida ja ennast seda seedida, siis ta saab sealt väga selget instruktsiooni selle kohta, mida ta tegema peab nii, et nagu ma enne ütlesin, et
võtta elust see maksimum ja olla oma tee peal, omas tempos, omade kaaslastega. Et teostada see kõige parem võimalik, mis on sulle üldse ette antud, lubatud, ette nähtud. Megavõimas. Selles mõttes, et see lõpp ja uus algus, kas oli see sündmus nüüd 14 Lõpud detsember? ja algused ehk siis nagu Lõpu, aasta kokkuvõtmine ühelt poolt ja uuele aastale lootusrikkalt ja optimistlikult ja targalt peale vaatamine teiselt poolt, et nagu kuidas sa tuletad meelde selle aasta kirkamaid sündmusi, suuremaid peksasaamisi, valusamaid õppetunde ja parimaid saamisi, eks ole. Ja siis mõtled omakorda, et ja kuhu ma peaksin oma sihiku seadma uuel aastal. Need on kaks asja. nagu mega huvitav, ma väikse sellise vaate siia numeroloogiliselt, siis 2025 on energeetiliselt 9. aasta üleüldiselt meile kõigile ja see on justkui mingi asja lõpetamine. Ja siis 2026 on number 1 energiaga ehk siis uus algus ja see sobib täpselt nagu ütleme soome keeles nabakümpi. Väga paljud eestlased saavad ka sellest aru. Ehk siis nagu mega huvitav, nii kui sa selle ütlesid, selle pealkirja, saad aru, mul tulid ihukarvad üles, sest ma oma kanalil kogu aeg räägin, et kõik, mida te tunnete, et peab lahti laskma, siis laske lahti. Sellepärast, et kui te seda ei tee, siis tehakse seda teie eest. Ja minu meelest, Peep, sina oma rännakuga arvatavasti saad nagu tuua inimestel ka, kaasa tulnud minule, ma kindlasti osalen selles. Arvatavasti mitte füüsiliselt, aga võtan selle audioversiooni. Et see annab veel nagu rohkem selguse endal nagu siin sees. Nagu megavõimas. Kas sul on veel ka teine raamat seal käepärast, et sul on 2 raamatut minu meelest? Ei, mul on 3 raamatut, aga mul praegu vist siin ei ole. See kõige esimene raamat on kõige tähtsam küsimus. Selle järgi on hea meelde jätta ja see on see raamat, mis ma panin oma need eesmärkide ja elu loomise koolituse põhiasjad sinna sisse. Nad on natuke nagu eduõpik, aga sellise, kus ma ütlen, eluterve edukuse õpik, kus sa siis tasakaalukalt püüad oma elu kõiki osasid arendada ja hoida ja siis järjest rohkem nagu sättida selliseks, nagu sa tahad ja nagu sulle on ette antud. Ja 3. raamat? 3. oli Keset elu, selle ma kirjutasin 7 aastat tagasi, kui ma 50 sain. See on selline keskea kriisi ja võimaluste märkamine ja kuidasmoodi sa siis selle keskea kriisist võimalikult väikse nagu valuga läbi purjetad ja jõuad sinna teisele poole, kus siis elu saab olla ja tihti ongi parem kui kunagi varem, eks ole, kuigi seal 40 keskel võib tunduda, et appi, et nüüd on küll juba jama, eks ole, või 40 alguses. Ja ta ongi keeruline, sest et inimestele hakkab tunduma, et mis siis, kui ma ei jõua enam teha uusi valikuid ja surelikkus tuleb ette ja vanemate surelikkus ja siis oma isikliku elu küsimused kõik ja siis tekib niisugune kerge paanika. Sakslased ütlevad selle kohta kinni langeva linnavärava paanika, et kui ma praegu jõuliselt mingeid asju ära ei muuda, siis on see rong läinud ja ma ei saagi. Et ütleme selle paanika pealt neid asju teha ei maksa, nii et tuleb ikka targalt läbi mõelda ja siis, kui sa seal sisse välja hingad, et sa ei pea oma meest maha jätma, aga sa ei pea tingimata töölt ära tulema, eks ole, kuigi võid mõlemat teha, kui tahad, eks ole. Ja siis sa ühel hetkel öeldakse, et inimesel on selline kõver, et elu keskpaigas rahulolu eluga nagu langeb ja siis pärast tõuseb seal 45, 50, 55 kandis ja kui sul tervis korras on paremasse kohta, kus ta kunagi on olnud. See on nii huvitav. Tervist saad hiljem. Mis sa ütlesid tervise kohta praegu? Kui tervis on korras, tervist saad ise hoida, et see tervise hoidmine peaks olema iga inimese number 1 prioriteet, eks ole. Mitte laste kasvatamine või töö, eks ole. See, mida tegelikult tehakse hoopis teises järjekorras, nii nagu sa praegu ütlesidki. Et mul tuli siin vägisi teaduks selline mõte, et kui ma olin kunagi 16 või 17 ja kui ma vaatasin neid 45-said, siis mõtlesin, no ma ei tea, kuidas nad küll hakkama saavad. Ja siis, kui ma jõudsin ise 40, siis ma mõtlen, täitsa pekkis, elu valles hakkab, nagu no nii mega mõnus. Ja siis nüüd, kui ma olen 47, ehk siis ma vaatasin, et me oleme täpselt siin, mis meil on, 10 aastat vahet. Ma mõtlesin, et nagu nii mega hea elu. Mul on sama, et ma ikkagi kannatasin kõvasti
ma ju lahutasin abielu, kui ma 42 olin ja siis oli mul uus naine ja siis ma elasin lastest lahus ja siis ma olin identiteedikriisis, jätsin vahepeal töötamise järgi ja niimoodi, et ma olen ikka omal ajal kõvasti vatti saanud ja kannatanud ja hädas olnud, eks ole, ja kuna ma seda teemat ju teistele õpetan, piinlik oleks, kui ma ennast ei saaks aidata. Aga enda aitamine võtab tihtipeale rohkem aega, kui sa tahaksid. Saatsin kahele noorele sõbrale ühe video, kus mees ütles niimoodi, et sa võid kõike saada, aga mitte korraga. Ja seal oli vist nii, et kui sa tahad olla näiteks majanduslikus mõttes, ma ei tea, top 1 või top 10% seas, siis ole valmis 20 aastat panustama mõnes mõttes ilma välja hingamata. Ja siis mul see üks noorem sõber ütles, et mulle see video ei meeldinud, küll natuke naljaga pooleks. Ma ütlesin, et see, kas sulle meeldis või ei meeldinud, see ei puutu asjasse. See on tõde, eks ole. Kui sa tahad seda teha, siis sa pead sellega, ütleme niimoodi, et pehmelt öeldes ükskõik mis suure asja tegemine võtab 10 aastat. Et see 20 aastat ja samas see 20 aastat minu arvates ka, kui sul on väga kõrged eesmärgid, see ei ole liialdus. Ja praegu ma ütlen niimoodi, et ma olen nüüd 57. eluaastaks alles sel sügisel jõudnud sinna kohta, kus ma võin kätt südamele pannes öelda, et ma olen tõesti täiesti rahul, et ma olen väga õnnelik. Aga see on alles nüüd sel sügisel. Alati on mingi aga olnud seal juures, alati on mingi asi nagu kas viltu olnud või puudu olnud või segane olnud. Et julgustan kõiki pikka mängu mängima, julgustan kõiki rahulikult liikuma, kindlameelselt liikuma enda teed, enda suunas. Mega armas. Ma isegi ausalt öeldes ütleksin, et isegi nende kuldsete lausete peale me võime isegi lõpetada selle armsa vestluse, vähemalt see on nii armas, tead, ma räägin nagu mingi vanema vennaga praegu. Kuigi ma ütlesin, sa meenutad väljanägemiselt mu isa väga ja tegelikult mu noorem vend on väga sinu sarnane. Ma isegi andsin talle su video ja ütlen, et vaata, Margus, te olete nii sarnased. Siis ta paar korda ütles, et mina küll sarnasust ei näe. Te isegi räägite nii otse. Peep räägib ka jumalast otse ja omadega ja siis ta ütleb, noh, võib-olla tõesti, see osa on meil küll sarnane. Aga jah, selles suhtes, et minule meeldibki üldse sinu lähenemine. Ükskõik, kus sa ka sõna ei ole ka võtnud, on need short videod, need lühikesed videod või need pikemad koolitused, rännakud ja nii nagu sa praegugi räägid, siis sa ikkagi oled nagu ilma maskita. Sa oled just see, kes sa oled, elu kogenud ja julged välja ütelda seda, kuidas asjad ongi. Seal muutus.ee lehe peal, seal saab tasuta ennast teha kasutajaks ja praegu on need videotena üleval. Mu meelest üks rännak, mis seal üleval on, ongi pealkirjaga maskita mina. Kuidas moodi olla autentne ja see on tõesti mulle endale olnud läbi elu tähtis väärtushinnang ja tähtis moraalne majakas. Nii et ja aitäh, et sa ütled seda, see on ilus kompliment. Jaa, sest aitäh, sest tead, kui naljakas, mina olen praegu 47 ja mingi aasta tagasi, kui ma numeroloogiasse jõudsin, siis ma sain aru, et minu elu missioon, mis asi see üldse on. Et esiteks ma ei tohi nagu raha taga ajada, okei, see oli üks asi, aga teine on see, et ma ei tohi maski kanda. Sest ma sain aru, et ma olen ikka elus väga palju maski kandnud, eks me naised ju kõik peame ikka olema tšiki-priki vastava standardile, on ju. Aga siis ma lõpuks sain aru, et ma peangi olema lihtsalt mina ise ja ilma igasuguste nagu nende raamide ja takistuste, mida ma olen ise endale ju tegelikult loonud, sest mitte keegi ei käsi sul olla selline. Ja sinus ma leian nüüd, mida rohkem, kui ma sain nüüd teada, et sa oled 16 päeval sündinud, siis ma mõtlen, et täitsa lõpp. Miks ma tunnen sinus kogu aeg nagu intuitiivselt, et me oleme nagu mingis mõttes sarnased ja siin see nagu tulemegi, eks ole, jah. See on ära lahenes ära. Ja seda ma ütlen ka, et maskil ei ole, mask on tööriist sellegi, et mask on nagu kostüüm või tööriietus või midagi või mingisugune käitumine, mida sa teatud olukorras valid peale panna. Aga see, kui sa teed seda ajutiselt ja teadlikult, siis ta töötab su kasuks, et maski probleem on see, kui sa püüad nagu kogu aeg sulanduda ja kogu aeg teiste pilli järgi tantsida ja teistele meeldida ja siis kaotad iseennast selle maski või võiks isegi öelda maski tee taga ära. Ja muide veel, et kui ma olen teinud sel aastal 10 tükki äkki väljas on vist 6 või 7
sellised 10-minutilisi jutlusid, et osad siinsamas kodus praegu siin selle kapi ees, mis on selle muutuse Youtube'i kanalil, et seal on, ma olengi mõelnud, huvitav, miks ma teen seda. Et kas ta on nagu mingi reklaam või tegelikult ei ole, et ta rohkem on ka niisugune andmine nagu, noh, et kõigile, kes vähegi on huvitatud, tahavad neid mõtteid sellise minu häälega kuulata, palun, et seal on erinevad sellised lühikesed ühe teema jutud, kus ma 10 minutiga püüan siis öelda seda, mis mulle tol hetkel tundub kõige tähtsam ja kõige kasulikum selle vastava teema sees. Viimane, mis tuli välja nüüd paar päeva tagasi, oli sellest, kuidas ma olen 38 aastat päevikut pidanud ja miks see on minu arvates hea mõte. Et eelmine, mis tuli välja, oli vist sellest, et ma olen sel suvel mõelnud, et elul on 2 vaatust. Üks on selline 25-55-ni, siis ja teine on 55-85-ni. Et see teine osa, mida paljud vaatavad pensionile jäämise ja siukse nagu vaikselt sussi lohistamisena, kui vähegi on elujõudu ja tahtmist teha, siis inimene peaks ka selle teise osa enda jaoks lahti mõtestama, ära sisustama ja ellu viima just nimelt sellepärast, et iga inimene reeglina jääb selle teise poole pärast ellujääjatele meelde. Need, kes esimest poolt nägid, on surnud juba ammu, eks ole. Nii et kui sa tahad kuidagi inimestele kihvtilt meelde jääda, siis arvesta sellega, et see teine vaatus, mis juhtub pärast keskiga, on veel tähtsam kui see, mis ennem oli, eks ole. Selliseid jutte ma võtan seal kaamera ees ja paneme YouTube'i kanalisse üles vaatamiseks. See oli YouTube'i kanal, mis oli Muutus? Muutus, jah. Ja muidugi kuulake Muutuse muusikat omale lugemiseks või töötamiseks või mõtisklemiseks taustaks. See on instrumentaalmuusika, mis on selle Kaja keskuses sündinud. See on YouTube'is, see on Spotify's, see on Tidalis, Apple Musicus, eks ole, meie kodulehel. Et see on see, mida Ahto ja Raul teevad ja mis mul on isiklikult minu lemmikmuusika. Ja mulle ka väga meeldib. Ma nüüd käisin seal tegelikult su kanali peal seal Muutus ja selle Peep Vainul ka. Sest tegelikult ma otsin ju sõrmed ristis, et sa ikkagi mulle vastaksid. Käisin seal salaja mõtlemas. Aga tead, see on nii huvitav selles mõttes, et sa ütlesid nii kihvtilt, et vaata teine vaatus ja ma olen ka hästi tihti kuulanud, kuidas ma olen juba 45, mis mul siin ikka, et ma hakkan nagu pensioni peale mõtlema, siis ma mõtlen, ei tea, et nagu teisalt nagu väga kahju, aga ma saan aru, et igaüks valib ju ikkagi nagu oma tee, et mis sa siin ikka nagu streigid talle vastu. Et ma arvan, et me näeme nagu kõik, teie ka vaatajad kindlasti saate seal kommenteerida, et kuidas teie näete nagu oma elu, kas sul on juba nagu lahe, et sa jõuad teise vaatusse varsti, et nüüd on vaja nagu kiiresti midagi nagu teha. Mul tuli tead meelde, kui ma õppisin inglise keelt siin mingi aeg Soomes, käisin kursustel kohal füüsiliselt, ma arvan, et see oli mingi alla 10 aastat tagasi, kuna 18 aastat olen olnud siin. Ja kes seal on? Saad aru, 70 pluss memmed, kõik reas niimoodi õnnelikult inglise keelt õpivad ja siis ma mõtlen, et mine pekki, nagu tõeline, saad aru, eeskuju minule, et ma mõtlesin, et mina tahan ka selline olla, hullult nagu kädistati, siis said nagu paari veel nendega ja nii nagu me räägime või vaata, nii nagu eestlased ikka räägivad, et no ja see on heaoluriik. Mina arvan, et kõik on ju meis endas kinni, nii nagu sa Peep tood seda ka ju oma nendes väikestes vestlutes ja nii edasi, et praegu teine vaatus mulle väga meeldis see. Ja. Et igaüks peab täitma enda ülesannet ja oma funktsiooni ja see ongi see eluteel käimine, eks ole, et sa pead, nagu Robert De Niro ütleb mafiafilmis niimoodi nagu muigiga, you gotta do what you gotta do. Peadki tegema seda, mida sa pead tegema, aga sa pead selle ära tundma, et siis sa ei kahtle enam endas. Kas see on see või see ei ole see, eks ole. Nii et ärivärk, sa ütlesid, et ärivärk, ma tahaks öelda, on heal juhul ühele inimesele 10 sobilik üldse. Teistel lihtsalt ei ole, eks see pole teiste tee, kui kõik raha tegemine, äri tegemine oleks kõigile sobilik, siis ju kõik teeksid seda, aga kõik ei teeks. Täpselt nii. Ja mingi aeg on tore ennast nagu nendes kingades ka hoida, sellepärast, et kui tihti on inimesed, kes ütlevad, no mina teeksin kui teistmoodi. Ja korra käid ja nousutad seda äri tegemist, siis tead, et mõtled, et ma tegin ja ma enam ei taha, et suur austus, kes sellega nagu edasi mässavad, et saate teha. Ma toimetan ise siin oma metsade keskel. Aga tead, üks küsimus veel, et me nüüd nimetasime ära need, õigemini sina nimetasid ära YouTube'i kanal, see Muutus, kodulehekülg oli ka muutus.ee ja Fienta oli, kust piletid liiguvad, eks ju, Muutuse lehel ka. Et aga kus kohas sinu kohta veel infot leiab, on see näiteks Facebook,
TikTok. ja mul on vist Instas ja Facebookis on ka, mina ise neid ei halda, eks ole, ma olen oma ma pole ka sinna oma Facebooki see aasta eriti midagi pannud, et kui sa, seal on nagu muidugi, kes viitsib uurida, seal on päris ilusad arengud, ma jagan mingeid kasulikke asju seal ka, aga guugeldada lihtsalt, ma arvan, sealt viskab päris palju igast asju kraami üles, nii et see, aga noh, kõige lihtsam ikkagi oleks, ma arvan, kui inimene tahab niimoodi keskendatult vaadata, siis ma soovitaks lugeda neid raamatuid ja vaadata neid muutuse Youtube'ist neid 10-minutilisi jutuvideoid, eks. ja loomulikult need rännakud proovida kaasa teha, vaadata, kas sobib, kõigile ei sobi see, eks, et kui sobib, siis on hästi. ja igale ühele võiks meeldida see muusika. Ma usun küll. Ma väga usun selles suhtes, et mina arvan, et tead sinu sedasama, nii nagu ma ütlesin, kui mina käisin metsas, ma panin selle endale taskusse ja kuulasin, et mulle see väga hästi sobis, et seal ei ole vaja niivõrd nagu vaadata, kui vaid see, et lihtsalt tegelikult sukelduda ja tunnetada seda. Just, jah. Ja seesama asi, kui keegi peaks midagi ühte asja valima, see, mida sa ütlesid, see meie emad ja isad, see on kõige universaalsem. Ma ei kujuta ette, et oleks üks inimene, kellele see kuidagi nagu mööda külgi maha jookseks. Ja tead mis, Peep? Minul oli väga huvitav sinuga. Mul oli väga meeldiv sinuga, aitäh sulle, et sa kutsusid. Ja ma olen siiralt tänulik. Maks olid, et sa tegid ettepanekud täna seda teha. Ma olin küll laisk ja ei tahtnud hommikul, aga pärast mõtlesin, et kui juba teha, siis tõepoolest teha kohe. Sest ma võin natukene reeta ka selles, et meil oli väike jutuajamine Peebuga hommikul ja siis Peep ütles, et ja ma pean mõtlema, et aga millal me teeme, siis ma ütlesin, et no praegu. Aga praegu kohe, praegu ma küll veel valmis ei ole. Aga kuna ma tean, ma olen ju 16 päeval sündinud, kui ma hakkan kummi mõnusalt venitama, siis tuleb hästi palju asju nagu vahele. Ja siis on niimoodi, me küll leppisime sinuga ühe päeva ja see, kui sa saatsid mulle sõnumi, et aga siis teeks, siis ma mõtlesin, et jess, siis on tehtud. Ja ma tean, kui palju sinu rännakud lihtsalt toodavad nii palju head energiat ja see on see, mida me kõik praegu vajame. Kes ei ole praegu üldse sinu rännakutel käinud, siis palun käige ja vaadake seda muutus YouTube'is ja ma väga kuumalt soovitan. Aitäh sulle, ma väga tänan sind selle eest. Väga rõõmustav. Minu jaoks ka, aga mäletad oma pakkumist, et siis ma tulen ükskord sulle sinna külla ja võtan oma Virna raamatut ära. Aga aitäh ja kommenteerige palun siia ja kommenteerige seda ka, et kas te olete käinud nendel rännakutel ja jagage seda kogemust, mis tundega teie sealt lahkusite ja kui mitu korda olete käinud. Nii et tšau, Peep. Ja võib-olla mõni on käinud vanasti koolitustele ka, võid seda kirjutada, nii et sellest on küll üle 10 aasta möödas, eks, aga sellest ikka see omal ajal oli väga tõhus tegu, ütleme niimoodi. Kindlasti. Mina näiteks, oota, mis ma tahtsin ütelda, et siis ma olen vaadanud, et mu YouTube'i kanali selline põhikuulajaskond on selline 45 ja pluss. Et nagu kindlasti leidub siin, nii et teie, kes te pole enne kommenteerinud, nüüd oleks viimane aeg siia mingisugune kriba ära kirjutada. Olgu, aga aitäh sulle kohtumisel. Ja aitäh kõigile, kes kuulasid, kes olid siin eriti lõpuni kuulasid. Aitäh sulle. Ja kohtume kunagi kas küberruumis või värisruumis, nii et soovin sulle kõike head ilusat aasta lõppu ja toredat järgmist ja uusi alguseid uuel aastal. Aitäh, Peep, sulle. Tšau. Tšau.